Milles siis seisneb see automaatne tagasiside, mida me oma kursustel nüüd kitarrikoolis kasutame? Siin on üks näide. On harjutus, mis on esitatud videona ja kirja pannud tabulatuuris. Saan selle panna mängima. Kui ekraan on väike, siis võib ka minna täisekraan vaatesse ja käima võib panna nii videost kui ka siit nuppudest. On rida asju, mida nüüd selle harjutusega siin teha saaks. Võiks muuta tempot, panna oma pillhäälde, vaadata näiteks ilma videota niimoodi leheküljena või siis harjutusega võib kaasas olla ka mingi graafiline materjal, näiteks siin on lehekülg õpikust ja seal on siis ka tekst juures. Aga nüüd põhiline, mis selle harjutuse eriliseks teeb, ongi automaatne tagasiside. See tähendab, et õppijalt eeldatakse samasugust mängimist nagu siin näites. Ja kõigepealt ma valin omale salvestamise tüübi, et kas ma tahan, et mul tiksuks metronoom kaasa või pigem ei taha. Ütleme, et ma praegu tahan ja nüüd panengi salvestama. Loetakse 2 takti ette. Nii püüdsin mängida kohati täpselt ja kohati panna ka mööda ja nüüd antakse mulle koondtulemus, ongi näha siis, et koondtulemus on üsna okei, aga siin eraldi võttes siis nootidega oli midagi aeg-ajalt valesti. Võiksin kohe õpetajale saata, ehk siis meie keskkond üles laadida ja edasi liikuda, aga tahan siis kuulata, et milles seisnes see viga, mida ma tegin. Siin on punane ala ja järelikult siis see noot siin sai valesti mängitud, ma saan enda rida kuulata. Õige oleks olnud. Ma vajutasin 4. astmele. Ja siin lõpupoole läksime ka kiiremaks, sellepärast läheb see joon, tagasiside joon siis loogeliseks. On ka selline lihtsustatud tagasiside vaade, kus joon ei lookle ja värvid ei liigu sujuvalt, vaid on ainult siis 3 värvi nagu valgusfooris. Ja mul on siis lõputu arv katseid siin. Ma võin oma praeguse salvestusega näiteks alla laadida endale tuleviku tarbeks, aga ma pääsen iga kell ka oma salvestustele siin ligi, kui ma ära salvestan. Oma tagasisidet näen ma alati uuesti, kui ma tahan. Ja ma võiksin harjutada ka sektsioonide kaupa. Näiteks ära märkida mingi kindla piirkonna, mida ma tahan harjutada. Sel juhul siis see piirkond käitub kui eraldi harjutus, näiteks kui ma panen piirkonna siia, siis salvestus algab algusest ja lõpeb siin ja mulle antakse hinnang siis ainult selle väikese lõigu kohta, küll aga ei saa ma siis piisavalt head koondskoori, et seda õpetajale saata, kui on kriteeriumiks pandud terve harjutuse saatmine. Ja selliseid harjutusi on siis kõikidel meie kursustel. Praegu mul on ees noortekursus, kus on neid Match My Soundiga harjutusi 30. Need on videoga, siis Aldo Järve kursusel Fingerstyle'is on need ka enamasti videoga. Aga näiteks akordsaate kursusel on ka ainult heliharjutusi. Need on sellised, mis on mõeldud kuulmise järgi õppimiseks ja ei olegi nooti ega tabulatuuri. No näiteks siin Sepa poisid on üks sellistest harjutustest, mis on ette nähtud kuulmise järgi omandamiseks. Nii et siis on ainult näha selline waveformi meenutav graafika.
siis ma saan vaadata oma hindeid ja ütleme sellised asjad, mis on Moodle'i õppekeskkonnale omased. Nendest ma praegu eraldi rääkima ei hakka, et põhiline on siis see, et see Match My Sound automaatne tagasiside käitub siin kursuse sees nagu õpetaja ja osad kursused on üles ehitatud ka selliselt, et järgmise harjutuseni ei saagi minna, enne kui eelmine on piisavalt hästi sooritatud. Enamasti see piir on pandud kuhugi 80 ja 85% kanti. Ja õpetaja saab siis ka näha koondhindeid, et kuidas tema kursusel inimestel läheb ja minna ja kuulata ka üksikute inimeste harjutusi ning nendega ühendust võtta. Ja nii et siin, kes abi ei vaja ja kellel kõik läheb sujuvalt, siis need saavad siin tegelikult ise päris ladusalt toimetada ja edasi liikuda. Aga on ka võimalus siis õpetaja abi kasutada. See kursus, mis nüüd 5. juunil algab, seal ongi siis mõeldud niimoodi, et ma olen 5 nädalat kogu aeg aktiivselt olemas ja saan aidata nii tehnoloogia poole pealt kui ka siis sisulise külje pealt. Ja see ongi praegu kõik. Tulge kursusele. See, millega me 5. juunil alustame, on algajatele. See põhineb minu kitarriõpikul kitarrikursus noortele. Ja kui see kõik on teil juba lihtne ja omandatud, siis ma soovitaks Aldo Järve Fingerstyle kursust. Kõik need kursused on näha, kui te logite sisse. Küll ei avane teil õppematerjal, sest et enamus kursusi on siin tasulised. Mõnele saab ka külalisena ligi. Nii, aga kuuleme siis esmaspäeval nendega, kes õppima asusid.